hommik. Äratus. Dušil käidud. Sööme. Midagi kiiresti ja teele. Täna on 8 tundi sõitu, rohkem kui eile. Mis tähendab, et päriselt on seda ka palju rohkem. Täna autoga pessu ei lähe. Jah. Eilne 7-tunnine sõit kujunes 11-tunniseks sõiduks. Täna on rohkem sõita tunni jagu. Sest täna on pikem sõit ja peatusi tuleb nagunii teha. Lõunat tuleb süüa. Jah, aga ma hakkan nüüd sööma. Nii et tšau. Nii. Nüüd hakkame sõitma. 7,5 tundi. Pakitud 7,5 tundi, näed vaata, pool tundi juba võidetud. Pole sõitu alustanudki, juba oleme võitnud pool tundi. Hakkame sõitma Krakowisse. Seal teeme peatuse. Seal öövime, tähendab. Peatuseid tuleb palju vahepeal. Ma arvan, et vähemalt 2, kui mitte 3. Anja? Selge, sobib. Üritame siit Vilniusest välja saada. Ja järgmine punkt siis, kus me lähme. Hostel Rest Krakowis. Hostel küll, aga mõtle, kas mingi vahepunkt on siin ka välja mõeldud? Ei ole. Siis vaatame lihtsalt, kuidas väsimus ja tühi kõht nagu mõjutama hakkab ja siis teeme peatuse. Aga üldiselt jah, Hostel Rest Krakowis. Et hetkel ei ole rohkem plaane, et täpselt nii spontaanselt me sõidamegi. Kus me lähme? Me lähme? Nii, selle järgi lähed. Hello. Hello. What's happening? What's happening? Nothing. Nothing. Okay. That's normal. Okay. That's normal. Hello. Oh, thank you. No näed, oligi kõik. Nii. Nüüd on meil tekkinud olukord, kus me vaatame, et meil hakkab esimest korda kütus otsa saama. 90 kilomeetriks on veel kütust ja 10 kilomeetri kaugusel on üks väiksem linn. Paneme paagi täis. Võib-olla võtame mingisuguse snäki. Väga tore süsteem on siin Poolas. Tuled järjekorda, ootad ees oleva auto järgi, millal siis see on ära maksnud ja siis ta saab ära sõita. Ma loodan, et Volvo ees nüüd kedagi ei ole. Et põhimõtteliselt ma lähen sinna järgmise pumbani. Jaa, siis saab järgmised 2 tankida. Nii, tangitud me saime enne. Nüüd me oleme otsinud toidu kohta. 2 korralikku faili olnud. Esimeses kohas me läksime pitsa kohta. Mõtlesime, et pitsa. What could go wrong, aine. Ja juhtub siis niimoodi, et läksime sisse, teenindaja nägi, kadus taha ruumi ära.
tuli mingi tüki aja pärast ette tagasi, siis andis seal kellelegi pitsat kätte, kaus taharuumi uuesti ära. That's it, nagu. Lõpuks siis suvatses ette tagasi, talle küsisin, et kas inglise keelt räägib, ei räägi. Nagu vaatas ka sellise näoga otsa, et umbes parem kui ta ära läheks. No, me siis niimoodi tegimegi, läksime ära. Teist kohta vaatasime, et kohvik, kafe on peal kirjas. See oli tegelikult pood. Täiesti tavaline selline keldripood põhimõtteliselt. Ja nüüd me oleme 3. kohas. Siin. Tundub täitsa söögikoha moodi olevat ja räägitakse inglise keeles. Nii et põhimõtteliselt on kõik hästi. Vist siin saame süüa. Nüüd on kõhud täis, me oleme söönud. Asjad on tuksi läinud. Päevaplaan on maas. Päevaplaan on, oleme graafikust maas. Meie puhul täiesti tüüpiline. Tellisime vahvlit, pidime 20 minutit ootama. Tegelikult vist ootasime juba 30 vist isegi. Nad tõid meile vale salati. Vale salat. Tõid meile vale suurusega joogi ja minu kohvi nad unustasid üldse. Kohvi unustasid nad üldse ära, see tuli meelde tuletada neile. Kartulid olid magedad. Jah, friikartulid olid nagu lihtsalt selline... No jah, pitsa ei olnud ka hea või? Pitsa ei olnud ka hea, ka maitsetu. Ma arvan, et minu pitsa oli sinu pitsa oli ainukene maitse oli see jalapenos, ma arvan. Ei, ma arvan, et minu pitsa oli asi, mis hästi tehtud oli. Vot, aga vähemalt kõht on täis, nüüd saab rõõmsalt edasi sõita. Plaan on 2,5 tundi nüüd sõita kuni Varssavi teise otsa läbi Varssavi. Kurja, ma oleks nüüd ka käia vetsus ära. 2,5 tundi saab kinni hoida küll. Tallinna-Tartu maanteel hoopiski kuidagi ringiga ootamatult tagasi jõudnud selline sild. Et ma ei tea, äkki me oleme eksinud. Nii, kohe jõuame Varssavisse sisse. Ma silti ei ole näinud, aga kaardi järgi oleme juba linnapiirist üle. Niimoodi me siis sõidame. Sõidame läbi Varssavi ja jõuame enda snäkipunkti 18 minuti pärast. Me jõudsime siia tanklasse kohale. Aga ma igaks juhuks ütlen teile siis infoks nii palju, et siit on meil sõita 277 kilomeetrit sutsu alla 3 tunni. Ja praeguste me jõuaksime 9 kohale. Jah, 9. Eks 9:30. Üritame siin poole tunniga hakkama saada. Ma käin vetsus ära. Kes tahab võtta midagi hamba alla, tellib. Ja nii on. Nii. Hotdogid on põhimõtteliselt söödud. Näin ostetud. Põied tühjaks lastud. Veidin vist padandamist ei luba. Aga kui nii kõvasti ei saa nagu siin eeles odas, siis ma arvan, et on sõidetav. Et sa teaksid, siis meil on euro 6. Euro 6. Jah. Selge.
et meie auto on euro 6. 1 euro 6. Väga odav auto on. Ehk siis registreerime praegu seda, et me võiksime selle autoga nende linnatänavatel sõita. Jah. Kas sa oled valmis nüüd minema? Ja ma olen valmis minema. Lähme siis. Ja siin on kõik asjad juba sees ja hakkame minema. No nii, vihmasadu nagu lõppes ära. Me oleme põhimõtteliselt 110 kilomeetrit sõitnud paduvihmas. Vahepeal on nähtavus olnud sisuliselt nullilähedane. Aga mitte nii hull nagu eile oli. Täna oli ainult paar autot, kes seisid tee ääres uututuledega. Meile sõita veel 163. Ja tund 36 on veel sõita. Aga tormihoiatust oli. Et siis me vaatame, kas täna näeme siis jalkafinaali või ei näe. Seal ees on mäed, aga... Oled mäed. Aga noh, kerge selline uduvihm on endiselt. Tund 6 on sõita. Väsimust ei ole, silm kinni ei vaju, eile oli nagu hullem. Mulle tundub, et see rekkajuht ei olnud rahul. Ma oleks praegu püksi teinud, kui ma oleks seal autos. Vot jah, et selline huvitav meie sõit siin maantee peal on. Nii huvitavaks, kui me ise selle teeme. 21-25. Ma ei tea, mis ma ennem ütlesin, aga vahepeal oli 21-24. Ja ma ei tea, mis ma alguses ütlesin, mis ajal me peaksime kohale jõudma. Nii, igal juhul me oleme Krakowisse sisse jõudnud ja me sõidame enda ööbimiskohta. Väljas on pime, kell on 21.13. Väidetav kohale jõudmisaeg on 21.24, nii et selles suhtes me oleme ikka veel graafikus. Ühesõnaga, me oleme vist kohal. Nii, tundub, et parkimiskoht on juba õige. Nii, nüüd läheme registreerime ennast sisse. No siia läheb piti sisse ja keeraka. Okay. 23 kraadi siin minu meelest küll ei ole või väljas on väga palju palavam. Siin on 2 võimalust. Siin me paneme kindlasti ukse lukku. Tavaline vets. Duširuum. 2 voodit. Siin on siis nari või? Ei ole, siin ongi see. Nii. Ühesõnaga. Siin ees on rõvedad. Need siis, jah, aga kahjuks on nendest inimestest vaja meil mööda saada. Sest nad on meie majakaaslased täna. Õnneks me oleme täna siin ainult 1 kord. 1 öö. Jah, noh, 1 öö, 1 kord. Tänase öö peame sellega hakkama saama. Kas me käime söömas ära kuskil? Käime söömas ära ja siis tuleme siia tagasi ja loodame, et nad on ruumidesse ära kolinud. Otsime süüa, kui süüa ei leia, siis teeme keeglimängu. Andri läheb esimesena, lükkab kurikad pikali, siis me saame läbi minna. Nii, me leidsime ühe söögikoha. Me lähme vaatama, kas me sealt süüa ka saame. Parkimiskoha leidsime ka paarsada meetrit eemal, nii et mitte üldse kaugel.
väike õhtune jalutuskäik, hästi mõnus. Mis sa pildistad? on 1112. Ehk siis siit koju on 1200 dolomiit. No dolomiit on siis lühem, siis tähendab, lähme sinna. Ma palju ei viitsenud ikka. Järgmisena me lähme Viini, jah? 5 tundi sõitu ja siin on nüüd teemaks. Subscribe. Kuule, subscribe'i nüüd. Sulle öeldi subscribe. Sul oli kiri ees subscribe. Vajuta, kliki kõike, mida näed. Sa ei tea seda. Kõik lingid, mis antakse, kõik tuleb läbi klikkida.